on aeg avada tänane aktus. Tõuseme püsti, et tervitada 9. klasside lõpetajaid. Kas mäletad, kui olime me väiksed veel? Kiirelt suureks saada tookord tahtsime. Uus ja huvitav siis suurte maailm näis. Ma tahtsin teada, kuidas päris elu käib. Klaasist nõiamaja õuna aedame. Siis vana isaga koos ehtasime. Kui valgeid tähti keset tööd me üle lugesime nii. Ja naabri aias luurekad kõik mängisid. Vaata tagasi veel. Aeg see, aeg peatub ees. Vaata tagasi veel ja sa näed. Suureks saanud nüüd, vennad lapse põlveme koos, kaasa võtame parim aeg oli see, kus olime siis. Aastal 94, 95. Kas mäletad veel, kas mäletad? Põhikooli lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktoril härra Marek Sammulil. Kallid põhikooli lõpetajad, head lastevanemad, lugupeetud vallavanem ja vallavolikogu esimees, kallid õpetajad ja külalised. Ära ütlemata tore on täna siin olla, taas ühe pika õpingute perioodi lõppu tähistada. Kallid lõpetajad, täna on teie jaoks küll ühe suure ja mahuka õpingute etapi lõpp, aga siiski ainult väike verstapost jätkuval pikal õpingute teel. Aga see on esimene suurem verstapost, esimene tõsine risttee, kus tuleb valida, kas minna ühes või teises suunas ja hinnata oma jõudu ühe või teise sihini jõudmiseks. Ma siiralt loodan, et see esimene lõik teie teel on jätnud teile palju häid mälestusi, andnud mitmeid häid kaasteelisi, kelle abile saate ka edaspidistel rännakutel alati toetuda.
Üksi jõuab tõesti ehk kiiremini edasi, aga koos jõuab kaugemale. Usun, et teie sihid ja soovid on seatud sinna, et jõuda väga kaugele. Et neid verstaposte, õppimise verstaposte, väiksemaid ja suuremaid tuleb teil oma elus ette veel palju. Need ei pea alati olema koolitunnistusega tähistatud verstapostid. Nii mõnedki õppetunnid antakse meile elukoolis ja seal juba ilma tunnistuseta. Aga kiituskirja võib siiski ka sealt üles korjata, olgu siis suurepärase ameti või teiste inimeste lugupidamisena. Karl Ristikivi on öelnud, koolitunnistus ei tähenda midagi. Alles elus näitab inimene, mis ta tõepoolest väärt on. Olles ise teinud läbi kõik haridusetapid kuni doktorikraadini, ei saa ma sellega lõpuni nõustuda. Igal tunnistusel on väärtus ja ta kannab infot. Kindlasti saab tunnistuselt lugeda mingeid oskusi, aga kõigepealt näitab ta inimese võimet pikaajalisi plaane ellu viia. Teil on olnud 9 aastat pikk projekt. Teile ei ole küll antud valikut, kas see töö ette võtta või mitte. Aga lõpetama olete te pidanud selle ikkagi ise. Jah, õpetajate, oma vanemate, sõprade, paljude teiste abiga. Ja ärge unustage seda abi. Ärge unustage olla tänulik neile, kes teid mõnikord ka tööle ehk sundima pidid. Lõpueksami positiivne tulemus on see märk, mis ütleb, et see sund oli ennast väärt. Nagu need väikesed või suuredki eneseületused, mis te ise pidite tegema, et tänaseks siia jõuda. Oma töö tuleb ikka ise ära teha. Aga Ristikivil on kindlasti õigus selles, et see tunnistus ei anna teile edaspidiseks mingit suurt edu teiste ees. Olgu hinded kui tahes head, ta näitab siiski ainult endiseid tulemusi, juba tehtud tööd. Ta ei anna garantiid, et edaspidi läheb kõik alati sama hästi. Sealt võib välja lugeda edaspidise edu lootust, aga ei enamat. Veel Karl Ristikivi sõnadega, me näeme ainult seda, mis on olnud, aga mitte seda, mis on tulemas. Te kõik peate oma järgmise versta läbimist alustama jälle esimesest sammust ja alustate oma järgmist eluperioodi taas valgelt lehelt. Millise pildi te endast sellele lehele joonistate? On 2 omadust, mida ma soovitan selle uue identiteedi sisse igal juhul põimida. Esimene neist on töökus. Ma juba ütlesin siin, et oma töö peab igaüks ise ära tegema. Mida aeg edasi, seda vähem viitsib keegi teil järel käia ja meelde tuletada, et tähtaeg on lähenemas ja tööl peab ka sisu olema. Jah, põhikoolis me teeme seda, aga edaspidi järjest vähem. Kuni ühel hetkel on järgmine verstapost täpselt selle koha peal, kus taas vaadatakse teie tulemusi ja edasi liikumiseks võetakse kaasa vaid need, kes on usaldusväärsed ja kelle töö tulemused seda väärivad. Ülejäänud saadetakse vasakule ära. Pidage meeles, töökus on alati rohkem väärt kui anne. Oskusi saab alati arendada. Ükskõik, mis te teete, tehke seda täie pühendumise kogu energiaga. Edu saadab neid, kes pühenduvad oma tööle. Üks maailma tuntumaid ja edukaimaid turundusprofessoreid, professor Scott Galloway, on selle kohta öelnud, et järgi oma kirge on üks kõige rumalamaid soovitusi, mida kellelegi üldse anda saab. Selle asemel tuleb üles leida see, milles sa hea oled, mis sul välja tuleb. Ja siis tuleb seda täie pühendumise ja tööga arendada, et saada selles suurepäraseks. Siis tuleb selle eest ka tasu. Suurepärase töö eest suurepärane tasu. Aga see areng, see on tõsine töö, raske töö koos kõigi tagasilöökidega. Kes jätab selle töö tegemata või teeb poolikult, peab lõppima ka pooliku tasu või tulemuse saavutamata jätmisega. Teine omadus, mille ma soovitan teil oma tulevasele portreele lisada, on kompleks asju, mille ma võtan kokku sõnaga lugupidamine.
Pidage lugu inimestest enda ümber, enda tööst, iseendast, oma saavutustest. Käituge kõigi inimestega enda ümber nii, nagu nad oleksid teie parimad sõbrad ja sedasi väärt kõige hoolitsevamat hoidmist. Albert Einstein on öelnud selle kohta: ma räägin igaühega ühtmoodi, olgu ta prügivedaja või ülikooli president. Me kõik tahame ka ise olla lugupeetud ja väärikalt koheldud. See algab alati meist endist. Kui me ise käitume teistega väärikalt, siis see peegeldatakse meile ka tagasi. Kallid lõpetajad, ma ei tea täpselt, millised hoiakud te olete Elva gümnaasiumist kaasa saanud, igaüks kindlasti isemoodi. Tahan väga loota, et teie õpetajad on teile kenasti näidanud, kuidas olla range, nõudlik, aga samas hooliv, mõistev ja lugupidav. Tahan loota, et me oleme koolis näidanud teile, kuidas hea ja järjepidev töö toob tulemusi ja pakub rahuldust, kuidas nõndaviisi on võimalik oma eesmärkide poole edasi liikuda. Mina tean, et meie õpetajad on seda kõike teile näidata püüdnud ja teidki selliseks käitumiseks heasoovlikult survestanud. Kallid õpetajad, ma väga tänan teid selle toreda töö eest. Aitäh, et te olete aidanud neil noortel täna siia lavale oma õpingute esimese järgu lõppu jõuda. Head lastevanemad, ka teieta ei oleks seda kõike juhtunud. Aga teie töö ei ole läbi. Täna saate te õigustatult häid tulemusi tähistada ja tehke seda tõesti suure rõõmuga. Aga pidage meeles, et järgnevad aastad vajavad teie lapsed teist senisest veel enam. Nende arengutee ju alles algab. Neil on veel väga paljude verstapostideni vaja jõuda ja selleks on neil vaja teie abi. Kallid lõpetajad, lubage mul jagada teiega veel 2 toredat tsitaati. Veel kord Albert Einstein. Tarkus ei tule koolis käimisest, vaid eluaegsest püüdest seda omandada. Ja üks Ameerika raadiosaatejuht, kes päris tihti ka raamatuid tutvustab ja teeb seda väga mõnusalt, Tom Bodett. Mis on kooli ja elu erinevus? Koolis õpetatakse sulle midagi ja siis tehakse selle peale test. Elus ootavad sind testid, millega antakse sulle õppetund. Oma pikal ees ootaval õpinguid täis eluteel palun ärge unustage seda esimest lõiku, esimese retke, esimese verstapostini. Pidage meeles oma õpetajaid, kes on teile ikka head soovinud, oma sõpru, kellega on olnud tore, oma vanemaid, kes teid siiralt armastavad. Pidage meeles, et te olete Elva gümnaasiumisse alati tagasi oodatud. Edu teile ja õnnestumisi! Tervituseks saavad sõna Elva vallavanem Priit Välv ja vallavolikogu esimees Sulev Kuus. Head lõpetajad, lugupeetud lapsevanemad, emad, isad, õed, vennad, tädid, onud, vanaisad, vanaemad ja kõik head sõbrad, tuttavad, kes te olete kogunenud siia täna just nende noorte saavutust tähistama. Nad on selle kohustusliku osa läbi teinud. Kes kunagi kuidagi kedagi, see samuti seda ja todagi. Ja kindlasti siukest midagi ja mitte niisama, vaid vägagi. Eks minagi kunagi midagi ja tõttu öelda isegi vägagi. Võib-olla ma isegi sedagi,
kuid juba on rohtunud radagi. Mu sõber, kui sinagi midagi või kunagi kuidagi kedagi, siis silmas pea kindlasti sedagi, et mitte niisama, vaid vägagi. Niimoodi tervitab teid Vladislav Korsets. Et saaksime öelda, ühiselt oleme meiegi tulnudki siiagi, et tähistada kuidagi tänagi kedagi, kes on midagi lõpetanudki. Head lõpetajad, nagu juba öeldud, üks oluline etapp on läbi, aga pikk seiklus on teid veel ees ootamas. Kindlasti tuleb sellel teel rõõme, naeru, pisaraid ja nuttu. Ilma selleta ei saa. Tuleb õnnestumisi, suuri kordaminekuid, kuid tuleb ka ebaõnnestumini. Ja neist on ehk isegi kõige paremad õppetunnid tulemas teile. Loodan siiralt, et siin seni käidud tee on olnud teie elu parim aeg seni. Ja ma soovin, et te võtaksite iga järgnevat päeva, iga järgnevat eluetappi, mis teil tulemas on, nagu teie elu parimat aega. Mida iganes teete, tehke kirega. Kiretu elu on igav. Kuigi eelkõneleja tõi näite kire ebaolulisusest, siis mul tuli päris mitu näidet kohe pähe, kus kirg on väga oluline. Täiesti andetu suusahüppaja Eddie the Eagle Edwards, kes pani kirega olümpiale välja ääretult kehvade tulemustega, kuid mees on ajaloos ja ühe kirgliku inimesena. Nii kirgliku verist nägu harva näeb. Aga kiretu elu on igav. Laiskus tapab ambitsiooni. Viha tapab tarkuse. Hirm tapab unistused. Ego tapab enesearengu. Kadedus tapab rahu. Kahtlus tapab enesekindluse. Kõige parem viis tulevikku ennustada on seda ise luua. Nii et mina soovitan teil, võtke ja pöörake need sõnad küll ringi. Ambitsioon tapab laiskuse. Tarkus vaigistab viha. Unistused võidavad hirmu. Eneseareng ohjeldab egot. Rahu murratab kadeduse. Enesekindlus suretab kahtlused. Ja kõige selle tuleva juures, mis teid ees ootab, mis on kahtlemata ülimalt põnev, soovin, et teid saadaks kogu aeg jaatav ellusuhtumine ja õnnelikud mõtted. Kui elus liialt ei öelda, siis jääb tagasi vaadates oluliselt rohkem kahetsusi. Öeldakse ikka ju, et elu õhtul on kahju pigem asjadest, mis jäid tegemata. Öelge elule jah ning võtke vastu eluseiklused. Palju õnne teile teie tegemistes, teie õpingutes, teie edaspidises elus. Särage, rõõmustage, seigelge ja õppige, kukkuge, tõuske, kandke ning saadage kantud. Ja kuhu iganes teid elu viib, siis ühel päeval leidke end taas kodus, siin samas Tartumaal, Elva vallas ning tooge meile enda saadud parimad õppetunnid ning kogemused. Olete siin alati oodatud. Head lapsevanemad, ka teie kannatused ei ole kaugeltki veel läbi. Suur kummardus ja tänu, et te olete neid noori toetanud, aitanud, nõustanud, mentordanud. Kuuland ära nende mured, rõõmud, kuivatanud pisarad ja naernud nendega koos. Veel 5-6 aastat pingutust ja siis ehk saate natukese hingata. Aga kindlasti kannatust teile, jätkake nende toetamist nende eluteel, et nende stardipakk oleks võimalikult hea, et nad saaksid edaspidi olla toeks enda lastele, järgides just teie ette tallatud rada. Head õpetajad, suur kummardus, sügav kummardus ja tänu teile selle eest, et te olete kõik need 9 aastat neid noori toetanud, et te olete seda teinud hinge ja kirega, olnud neile abiks, nende sõbraks, kurjaks tädiks, onuks, mõnikord kui vaja. Seda kõike on olnud vaja selleks, et neist kasvaks just sellised toredad noored, et nende jaoks oleks just lahti need uksed, mis neid ootamas on. Aitäh teile, ma loodan, et teil jätkub seda jõudu, kirge ka edaspidiseks. Ja head lõpetajad, tsiteerides vähe tuntud või nüüd juba palju tuntud klassikut no stresso, no need to be depresso. Alaku suvi.
lugupeetud lõpetajad, pedagoogid, lapsevanemad, kõik õnnitlejad. Mina ütlen ka teile sedagi, et istusite siin kunagi. Jätkata siis vallavanema kõnet, aga tegelikult on olukord ikka selline, et te olete täna nagu kõige keerulisemas positsioonis just selles mõttes, et teid on üle Eesti hästi palju, keskkoolides on tohutu tung, igal pool on sisseastumiskatsed, vestlused, hinded peavad olema tugevad ja ka kutsekoolidesse muuseas on väga suured tungid, nii et selles mõttes olete sündinud ajal, kus teid on hästi palju, aga see teeb pigem, ma arvan, et tugevamaks kui vastupidi. Sest vaadake, 7-8 klassi õppimist on ikkagi olnud seda tüüpi, et kõik rumalused, pahandused te teete ära, siis tuleb natukene mõistust ja siis hakkate mõtlema, mis edasi. Ja see viimane klass, eelviimane klass on nagu kõige tähtsamad. Seal te arenete välja isiksusteks ja hakkate mõtlema, mida ma edasi teen. Et see etapp on teil läbitud, ma saan aru, ja uus pool nii-öelda siis kohe-kohe tulemas. Nii et igal juhul teile edu, teie tegemised peavad saama tunnustatud, kui te seda teete südamega. Ja lugupeetud vanemad, ka teil on nüüd natukene lihtsam, sest nad mõtlevad juba ise peaaegu. Ja andke neile natuke rohkem vabadust ise mõtlemiseks ja teatud piirides pidurdage. See annab päris palju sellist enesetunnet ja julgust tuult tiibadesse soovida. Ja pedagoogid, teile üks soovitus, võtke ikka uus klass ja uskuge, nendega on tore. Aitäh. Aga ma tahan tegelikult vallavanemaga koos klassijuhatajaid tänada ja palun tulge siia ette. Palume esinema Marta-Liis Herman looga, et uus saaks alguse.
mööda samast, sama hing, kuid uus mäng veel ees. Muudetud saab minu saatus, saab rajatud tee. Ja ma tean, kõik võib muuta heaks. Iga uks, mis kord sulgub, see avaneb taas. Veel sulab jää ja õide puhkeb raagus muu. Iga lõpp ei ole muud kui aknasuus. On vaja ööde päev tooks alguse, et uus saaks alguse, mis möödunud jäägu kaugele. Sulab jää ja õide puhkeb raagus puu. Iga lõpp ei ole muud kui algusuus. On vaja ööde päev tooks valguse, et uus saaks alguse, mis möödunud jäägu kaugele. Et uus saaks taas alguse. Täna on päev, mille paneme ühesele tähtsale rünnakule üheskoos piduliku punkti. 9 aastat kooligalaktikal erinevatel orbiitidel on läbitud. Selle ajaga on kogutud hulgaliselt teadmisi, vahepeal möödutud väikestest mustadest aukudest ja aset on leidnud nii hästi ajastatud kui ka juhuslikult maandumised olümpiaadidel, kooliüritustel, spordivõistlustel, järelvastamise klassis ja ehk isegi direktori kabinetis. Nüüd on aeg see rännak kokku pakkida. Täna ei vaata enam keegi, kas kontrolltöö sai nõrga 3 või tugeva 5, sest täna on kõigil hindeks ainult üks ja ainus. Hästi tehtud, lõpetaja. See on kokkuvõte igaühe isiklikust pingutusest, tarkusest, kohusetundest ja kasvamisest. Ja eelkõige julgusest lennata oma radapidi, isegi kui sihtpunkt alles paistab horisondil. Hetked selle 9-aastasel rännakul, nii kordaminekud kui väiksed eksirännakud, on vorminud 9 klassi noortest need inimesed, kes nad täna siin on. Põhikooli lõputunnistuse kätteandmiseks palume siia Elva gümnaasiumi direktori Marek Sammuli, õppejuhi Merle Sasi ning 9. B klassijuhataja Eeva Ojakovi ning Revo Lastiku. Jah, tervist kõikidele. Täna tõepoolest alustame me lõputunnistuste kätteandmisi 9. B klassist ehk siis tähestikust tagantpoolt, kuna üks lõpetaja on saabumas siia otse Eesti meistrivõistlustelt, nii et loodame, et ta siis oma klassi juurde ilusti ka jõuab. Ning kiituskirjaga ning tänukirjaga lõpetajatel palume ette tulla ka vanematel. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. B klassi õpilastele. Rasmus Hindrikson lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega.
Helena Horm lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Devin Loide lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Rudolf Paap lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Andres Paas lõpetab 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri saksa keeles. Palume siia ka vanemad. Joosep Ainsoo lõpetab põhikooli. Rasmus Ebelmann lõpetab põhikooli. Kristoffer Eedla lõpetab põhikooli. Kateriina Fedonina lõpetab põhikooli. Markus Jürisson lõpetab põhikooli. Karl Kennert Keinast lõpetab põhikooli. Sindi Kork lõpetab põhikooli, tunnustatakse aine kiituskirjaga liikumisõpetuses. Grete Kuudeberg lõpetab põhikooli.
Devon Loide lõpetab põhikooli. Martin Lõhmus lõpetab põhikooli. Ragnar Mägi lõpetab põhikooli. Remi Paats lõpetab põhikooli. Tessa Priimäe lõpetab põhikooli. Risto Rosenthal lõpetab põhikooli. Jesper Talts lõpetab põhikooli. Kevin Marten Uin lõpetab põhikooli. Lucia Vahtrik lõpetab põhikooli. Ebeli Rosette Vester lõpetab põhikooli. Suur tänu ka 9. B-klassi klassijuhatajatele Eeva Ojakivi ja Revo Lastik. Iga klass on justkui omaette väike maailm, selline omapärane planeet, kus kehtivad unikaalsed reeglid, siseringi naljad, vaikimisi kokkulepped ja täiesti oma ajarütm, mis vahel ei kattu kuidagi tunniplaaniga. Selle maailma keskpunktiks saab sageli üks kindel inimene, klassijuhataja. Mitte lihtsalt õpetaja, vaid teejuht, lepitaja, vahel ka nõustaja, logistik, psühholoog ja aeg-ajalt, olgem ausad, ka detektiiv. 9. B-klassi maailmas oli lausa 2 klassijuhatajat,
kes õpetasid noortele lisaks inglise keelele ja ajaloole ka elu ennast koos kõigi selle kerdekäikude ning suurte ja väikeste, ent tähendusrikaste võitudega. Sõna saavad 9. B-klassi klassijuhatajad Eeva Ojakivi ja Revo Lastik, kes on õpilastele kõrval seisnud nii kooli sööklajärjekorras, spordivõistlustel kui ka klassi ekskursioonidel ning väljasõitudel. Tere päevast, päevakangelased, kõik saalis viibijad. Kasutades 9. B-klassi sõnavara "Ma kaua ei mämma siin". Ma annan sõna varsti edasi. Aga kõigepealt tahaks ma tänada hoopis seda inimest, kes 7. klassis tegelikult nendega alustas ja see on meie väike Riina. Riina alustas nendega ja siis poisid otsustasid ühel hetkel, et nad kõik kasvavad Riinast pikemaks. Ja siis otsiti neile pikem klassijuhataja. Aga ka pikk klassijuhataja otsustas ühel hetkel, et tal on abi vaja ja siis liitus meiega ka Revo Lastik. Nii et nende elu on olnud hästi kirju. Kui me 7. Riinaga koos alustasime, siis oli jutuks, et lõpetame samas koosseisus ikka, kellega me 7. alustasime. Aga elu läks natuke teistmoodi. Oli lahkujaid, oli juurdetulijaid, põhituumik on sama ja kõik on kenasti siin ja see on väga tore. Nad on hästi enesekindel kamp. Meil on spordiinimesi, meil on kunstiinimesi, meil on teadlase tüüpe ja see on see, mida nad võiksid ka elus ikkagi edasi teha ja jätkata seda liini. Nii kirge kui tööd, eelnevad jutud kokku võtta. Kui sul on kirg, pane töö juurde ja edu tuleb. Nad seisid alati oma õiguste eest kirglikult, tegid kõike kirglikult. Kui läks lolluste tegemiseks, siis kirglikult, aga ka õppisid kirglikult. Nii et üks väga tubli kamp. Ja siin nad nüüd istuvad nii suured ja samas nii väikesed. Nii targad ja samas alles nii rumalad. Võtke elult vastu, mis elu teile toob. Olge avatud, olge uudishimulikud. Ja siit kohast annan sõna edasi Revole. Jaa, aitäh. Mina siis tulin tõesti 8. klassis, 8. klassi alguses. Ja see kutsung oli umbes selline, et väikesed mehed on üle kätte läinud. Ma ei teadnud päris täpselt, mis minu roll seal saab siis olema. Ja kui ma nüüd vaatan, kas mehed on suureks saanud, siis eile selgus, et veel ei ole. Ja ma arvan, et mingi 3 aasta pärast, sellepärast, et me ratsutame edasi mõnedega siin 3 aastat. Kui 3 aasta pärast enam-vähem selles samas kohas mehed võtavad neiud käevangu, siis nad on suureks saanud, kui nad sisse tulevad. Aga muidu, jah, see väikese ja suure mehe asi või küsimus siin
kõnelejad ju viitasid ka, et keegi ei oota veel, et 9. klassi lõpus oleksid mehed suured. Kuhu siis edasi üldse? Üks asi on küll see, et kasvus viskab. Eks, alla 2 meetri mehi on meil seal küllalt. Ja seal lõhepasta ja ma ei tea, munavõin ajal võib ennast päris turskeks ajada. Muskel kasvab, haljas raud tõuseb rinnalt. Aga ikkagi veel jah, kuskilt otsast teel sinna suure mehe poole, sest mehe teeb suureks see, kui sul on siin midagi ja siin midagi. Et sellepärast me laulame Kirsikaga ühe vana laulu 70-ndatest, eelmise sajandi 70-ndatest. Ja miks Kirsikaga? No sest Kirsikaga on lihtsalt hea laulda. Üks põhjus on see, aga teine põhjus on see, et temal ka lõpetab poja. Küll järgmises satsis, aga siiski. Et me Kirss laulame nüüd väikestele meestele ühe laulu. Veel on kuldne sadu, veel sind saatmas hool. Hõbeteel väike mehes endale saad need. Hea on teada rada üle murepuu. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. Peod täis uusi radu, jääb veel leidmisrõõm. Hõbeteel väike mees endale saad need. Ootab kauge meri, ootab leidjad saar. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. Hea on teada rada, leida endale. Tee, kus soove kaasa viia võib. Hea on teada rada, hoia seda väike mees. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. Veel võib kuldne sadu soove soovida. Hõbeteel väike mees endale saad need. Hea on teada rada, hea on leida teed. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. Hea on teada rada, leida endale. Tee, kus soove kaasa viia võib. Hea on teada rada, hoia seda väike mees. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. Hea on teada rada, leida endale. Tee, kus soove kaasa viia võib. Hea on teada rada, hoia seda väike mees. Parim päev sul veel on ees, nii pilveserval soovis tuul. Nii pilveserval soovis tuul. 「 ... 」 . 「 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . . 」 . . 」 . 」 . . . 」 . . 」 。 . . 」 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 。 「
Kui iga klass on omaette planeet, siis lõpetajad on kindlasti need vaprad astronaudid, kes on sellel orbiililt nüüd teel järgmiste galaktikate poole. Nad on õppinud ellu jääma tiheda kontrolltöö tormi ajal, leidnud hapnikku ka siis, kui motivatsioon kadus kosmilistesse kaugustesse ja maandunud alati õigeks ajaks või vähemalt peaaegu. 9. B-klassi planeedi reegleid ning kaardistamatu radu tunnevad nad kõige paremini ikka ise. 9. B-klassi nimel kõneleb Rudolf Paap. Tere, kallid lõpetajad ja õpetajad. Jälle on saanud üks etapp meie elust läbi. Ei oleks osanud arvatagi, millised need 9 aastat olla võivad. Alles saime lauluväljakul aabitsad kätte ning tähistasime 1. klassi minekut. Ja nüüd juba lõpetame põhikooli. 9 aastat tagasi sai meie 1. klassi vaatajaks tore ja konkreetne Margit Rego. Meie klassiga pole lihtne ümber käia olnud, aga läbi aastate on õpetajad sellega suurepäraselt toime tulnud. Kuid üks on kindel, selle klassiga igav ei hakka. Meie klassi vaimukad õpilased teevad tunnid nii enda kui ka õpetaja jaoks väga lõbusaks. Erilisele kohale meie klassi jaoks jäävad Olga Martise eesti keele tunnid, kus enamus tööst sai tehtud kõhutunde järgi. Vahepeal sai koerus tehtud, kuid kui Olga võttis punase pliiatsi ja paberi kätte, siis said aru, et nüüd on sul jama. Ja õpetaja Olga, mul paluti üks viimane soov veel edastada. Risto sooviks teiega väga pilti teha. Kas te annaksite talle selle võimaluse? Õpetaja Eeva Ojakivi on meile inglise keele tundides Present Simple'it juba 3 aastat pähe tampinud. Kuid kas see ka sinna jääb? Seda teavad lõpetajad ise kõige paremini. Eeva on aastate jooksul alati hoolitsenud, et kõik meie koolitööd saaksid ilusti tehtud ja me neid üle ei laseks, nii nagu peab. Revo Lastik, meie teine vägede juhataja, on väga muhe tüüp, kes suudab igast olukorrast leida vaimuka lahenduse. Kui küsisin klassikaaslastel, kuidas nad teda ühe sõnaga iseloomustaks, siis mulle vastati paps. Revo on palju pidanud võitlema meie klassi suure tungi vastu sööklasse. Kord pidid söögitädid meie klassi peale kaebama, kuna keegi oli terve kausi munavõid nahka pistnud. Ja nüüd see kriminaal lõpetab juba 9. klassi. Aeg küll lendab. Tahaks ka mainida meie endist klassivaatajat Riina Ebelmanni, kes alati mõistab meie klassi geniaalseid nalju ning on alati meie suhtes olnud abivalmis ja hooliv. Pane samamoodi edasi. Kõik need aastad, mis veetsime koos erinevate õpetajate ja erinevate inimestega, kogu aeg oleme me midagi uut avastanud. Kõik need ekskursioonid, lõbusad vahetunnid, pikad koolipäevad. Lõpuks kõik see on teinud meist need inimesed, kes me täna siin oleme. Oleme väga tänulikud kõigile õpetajatele, sõpradele, pereliikmetele ja kõigile, kes meid nende aastate jooksul on toetanud ja aitasid ning kannatasid meie koerusi. Meie teed võivad meid küll lahku viia, aga mälestused neist aastaist võtame endaga kaasa kogu eluks.
sooviksin ka kutsuda ette mõne erilise õpetaja. Palun Jesper Talts ja Joosep Ainsoo ette. Kingitusi üle andma. See õpetaja on alati meie jaoks olemas ja kontrollib, et meil oleks asjad tehtud. Pluss ta on ka väga tasemel inglise keele õpetaja. Eeva Ojakivi. Ta on alati vaimukas. Ta oskab õpetada väga hästi ajalugu ja ühiskonda. Tema tunnis saab kindlasti kõik selgeks ja ta on tuntud kui paps. Revo Lastik. Ta alustas meiega küll abiõpetajana, aga temast kujunes välja 7. klassis meie klassijuhataja. Ta on alati rõõmus, abivalmis, rõõmupall. Riina Ebelmann. Ja lõpetuseks meie esimene klassijuhataja, kes pani kõigele sellele siin alguse, võttis meid koolimajas vastu ja andis esimene Margit Rego. Tänan väga. Jätkame põhikooli lõputunnistuste kätteandmisega ja palun siia kooli direktori Marek Sammuli, õppejuhi Merle Sasi ning 9. A-klassi klassijuhataja Sirje Alika. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumiseadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikool lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. A-klassi õpilastele. Eerika Hiiemäe lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Merilin Sarapuu lõpetab 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia koos vanematega. Marta-Liis Herman lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest
ja aine kiituskirjaga muusikas, käsitöös ja kodunduses. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele, kooliürituste korraldajale ja tublile neidude koori lauljale. Palume siia koos vanematega. Kristiina Hurt lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Kooli tänukiri aktiivsele õpilasesinduse liikmele ja kooliürituste korraldajale. Palume siia koos vanematega. Kristo Kangro lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Aine kiituskiri informaatikas ja matemaatikas. Palume siia koos vanematega. Kerlin Kiisk lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemaid. Gerda Joanna Nurmaja lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemaid. Kertu Raag lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Kooli tänukiri tublile neidude koori lauljale. Palume siia ka vanemaid. Mai Mirtel Umblia lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ja aine kiituskiri saksa keeles ja liikumisõpetuses. Palume siia ka vanemaid. Triin Välk lõpetab 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia ka vanemaid. Sten Hansing lõpetab põhikooli. Gert Järvis lõpetab põhikooli. Krista Kiisk lõpetab põhikooli.
Kevin 6, lõpetab põhikooli. Tambet Lastik lõpetab põhikooli. Gerrit Johan Lessing lõpetab põhikooli. Kairo Markus Linde lõpetab põhikooli. Lisandra Lätte lõpetab põhikooli. Marta-Miia Mändmaa lõpetab põhikooli. Kelis Randver lõpetab põhikooli. Germo Roio lõpetab põhikooli. Karola Soo lõpetab põhikooli. Aitäh 9. A-klassi klassijuhataja Sirje Allikas. Üheksanda A-klassi planeedil on elu juba 3. klassist alates korraldanud Sirje Allikas. Ta on olnud sellel planeedil suurim muretseja ja lahke abistaja igal sammul. Nii tähelepanelik, et plaaster oli tal valmis juba, enne kui keegi üldse komistada jõudis. Ükskõik, mida sellel klassil vembuvennad välja mõtlesid, Sire jäi alati rahulikuks ja mõistvaks. Ta oskas näha nalja sealgi, kus teised oleks ainult pead vaagutanud. Tema käe all sai igas seagaduses lõpuks korda ja igast väljasõidust kujunes veel täiav seiklus. Sõna on 9. A-klassi klassijuhatajal. Head lõpetajad, õpetajad, kooli juhtkond, pered ning sõbrad ja külalised. Täna on päev, mil me seisame koos ühe tähtsa teekonna lõpus ja samal ajal uue alguses. 9. klassi lõpetamine ei ole lihtsalt aktus. See on aeg korraks peatuda ja tagasi vaadata. Mäletan hästi meie esmakordset kohtumist. See oli 2018 aasta kevad, kui teie esimene õpetaja Anne Koppel mind teiega kohtuma kutsus. Te käisite siis 2. klassis. Te olite umbes nii pikad.
mäletan, et mängisime koos kapsapead. Teie juhtisite mängu ja kõik sujus nii loomulikult ja lõbusalt. Võiks öelda, et me klappisime kohe. Täna, kui teid vaatan, näen noori, kes on nende aastate jooksul kasvanud tugevamaks, targemaks ja enesekindlamaks. Te olete kõik nii erinevad, ent samas moodustate terviku, mis mingil kummalisel moel toimib imehästi. 9. A-klassi iseloomustab olulistel hetkedel ühtehoidmine ja sõprus. Paljud teist on käinud seda ühisteed juba lasteaiast saati ja usun, et nii mõnedki teist jäävad sõbraks kogu eluks. Meie klassis on lahutamatu kuldne kuusik ja lausa 3 paari kaksikuid. Mõned teist on nii sarnased, et isegi kontrolltööde vastused olid äravahetamiseni ühesugused. Ja kui ma selle peale küsisin, et kuidas see võimalik on, sain täiesti rahuliku vastuse. Aga loomulikult, meil oli ju sama töö. Selle 7 aasta sisse on mahtunud palju ja selle aja jooksul on juhtunud palju. Selle aja sisse on jäänud baaside võitlused Arbi järve ääres soos, mille tõttu poisid olid tihti põlvini mudased ja tundi ei jõudnud. Ja muidugi distantsõppe, mis pani meid kõiki proovile, aga te tulite sellest välja tugevamate ja ühtsematena. Selle aja sisse on mahtunud ka lugematu arv ühiseid reise ja klassiüritusi, mille jooksul juhtus nii mõndagi. Kuid ma ei ole vist kogu selle aja jooksul kuulnud lauset, et meil on igav. Te leidsite alati tegevust ja ka vihmane ilm ei olnud kunagi takistuseks, vaid pigem osaks seiklusest. Ka klassiõhtud ja ööd, millelt tihti ei puudunud ka mõned B-klassi poisid, möödusid meil ilma suuremate vahejuhtumiteta. Välja arvatud see üks kord 5. klassis, kui poisid otsustasid, et öösel kell 3 oleks ideaalne hetk Olereksi külastada. Tanklasse nad küll ei jõudnud, kuid jama tuli sellest siiski. Vaatamata nendele juhtumistele hindan teie juures seda, et meie kokkulepped on ikkagi alati pidanud. Ja ma sain anda teile nii vabadust kui ka vastutust. Te olite alati kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas. Välja arvatud see üks kord, kui üks dünaamiline duo otsustas peale vaba aega Tallinnast minna tervisemuuseumi asemel tervisekeskusesse. See oli aus eksitus. Lõpuks jõudsid nad peale mitmekilomeetrist matka siiski kokkulepitud kohta. Samu vigu te ei korda ning oma eksimustest olete alati õppinud. Aga tõsisemalt rääkides, te olete olnud üks imeline klass. Üks minu kolleeg ütles kunagi tabavalt, see klassijuhataja töö on üks ohtlik amet. Nad lähevad ju südamesse. Ja nii see on. Te olete kasvanud nii targaks, teravmeelseks ja südamlikuks. Teil on suurepärane huumorimeel ja julgus oma arvamust avaldada. Te olete tähelepanelikud ning teid iseloomustab tugev õiglustunne, et see radar on teil tugevalt paigas. Sellel rännakul pole ma olnud üksi. Tahaksin öelda tänusõnad neile, kes on meid sellel teel toetanud. Aitäh teile, head lapsevanemad. Soovin siiralt tänada teid kõiki, et olete olnud oma laste suurimaks toeks ja julgustajaks. Tänan teid kogu toetuse eest. Aja jooksul kuulsin teist järjest vähem, kuid ma loen sellest välja teie usaldust ja toetust kooli vastu. Ja loomulikult tahaksin tänada ka meie imelisi õpetajaid ja kogu koolipere. Te olete aidanud neil noortel kasvada mitte ainult targemaks, vaid ka enesekindlamaks ja hoolivamaks. Tänan teid teie kannatlikkuse eest. Tean, et kõik need lõputud istumisplaanid, lubadused ja palved, et palun veel üks võimalus, on vahel kindlasti tõeline katsumus olnud. Kuid ilma teieta ei oleks see teekond nii tulemuslik ega meelde jääb. Suur tänu teile kõigile. Lõpetuseks tahan jagada teiega mõtet, mille leidsin mõned nädalad tagasi ühelt kaardilt, mille Mai Mirtel mulle aastaid tagasi kinkis. See sobib suurepäraselt just tänasesse päeva. Tsitaat on prantsuse kirjanikult André Gidelt. Kui puudub julgus rannik silmist kaotada,
siis uusi maailmajagusid ei avasta. Nii et olge julged, astuge oma teele kartmatult ja uudishimulikult. Ümbritsege ennast inimestega, kes teid nähes naeratavad ja keda nähes teil naeratus näole tuleb ning hoidke neid, kes on teie ümber. Leidke see tee, mis paneb teil silmad särama. Ärge kartke katsetada, eksida ja uuesti alustada. Ükskõik, mille kasuks te otsustate, tehke seda südamega ja tehke seda hästi. Mina jään teil alati kogu südamest kaasa elama. Aitäh! Üheksanda A-klassi lõpetajate nimel kõnelevad Gerda Johanna Nurmaja ja Kerlin Kiisk. Palume ette. Lugupeetud direktor ja õpetajad, armsad kaasõpilased ja siinviibijad. Oleme kogunenud täna Elva gümnaasiumi 9. A ja 9. B põhikooli lõpuaktusele. Siin saab meie põhikooli tee lõpu ja uus teekond alguse. Mina olen Kerlin. Ja mina olen Gerda. Nii, see ongi siis see hetk. 9 aastat kooliteed. Ja ausalt, vahel tundus, et me ei jõua isegi esmaspäevast reedeni, rääkimata 9 aastast. Aga siin me nüüd oleme natuke targemad, palju pikemad ja väga palju mälestusi rikkamad. Ja noh, me klassi ei olnud just kõige igavam või kõige vaiksem. Või kõige organiseeritum. Näiteks see Pärnu reis, kui Gert ja Tambet saadeti Tervisemuuseumisse ja nad jõudsid hoopis tervisekeskusesse. Täpselt samamoodi Kõlapeks. No vähemalt ei läinud nad kaubamajja või spa-massaaži, nii et väike võit ikkagi. Ja Käärikul, see hetk, kui keegi suutis uksekiibi vetsupotist alla lasta. Õpetajad olid ilmselt täiesti veendunud, et meie klassil on mingi salajane plaan kogu maja lammutada, sest ka samal ajal oli suudetud kardinapuu alla tirida. Aga vähemalt ei olnud see veel kõige suurem kaos. Tõsi, selle tiitli saab ilmselt episood poiste öine rett kooli külmkapi juurde, et ära süüa kellegi teise jäätis. Nemad küll erilisi süümekaid ei tundnud. Ja siis on muidugi Sten, meie klassi ametlik rahvatarkuse generaator. Iga kord, kui midagi juhtub, on tal taskust võtta vanasõna. Vanasõna, mille peale kogu klass naerab ja isegi õpetaja muigab nurgas. Aga nüüd natuke tõsisemalt ka. Õpetajad, te olete olnud meie kompassid, kui meil endal suund kadus. Teie kannatlikkus on midagi, mille eest me võlgneme teile sügava kummarduse, isegi siis, kui meie tähelepanu hajus kiiremini kui wifi ühendus Käärikul. Suur aitäh ka vanematele. Teie toetus, isegi keset öiseid vihapurskeid teemal. Mul on homme kontrolltöö ja ma saan 2, on olnud hindamatu. Oleme siiralt tänulikud, et meil olemas olete igas olukorras. Ja meie klassikaaslased, see reis on olnud kordumatu. Mitte ainult naljakas, vaid ka päriselt eriline. Palju õnne meile, me tõesti tegime selle ära. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd, kallid õpetajad. Täna me ei küsi, kas võib vetsu minna ega mis hinde ma sain. Täna tahame lihtsalt öelda aitäh. Me ei olnud alati kõige lihtsam klass, lärmakas, energiline ja ausalt öeldes natuke kaootiline, aga me oli mehe ja teie olite need, kes meie segadust talusid ja suunasid. Oma nime kuuldes palume tulla lava ette. Meie imelised õpetajad meie stiilis. Meie esimene klassijuhataja, Anne Koppel. Esimesed mängud, esimesed õpetused, esimene õpetaja. Võib-olla me ei mäleta igat tundi, aga me mäletame, et meil oli tore. Aitäh sulle! Meie matemaatikaõpetajad, Viivika Kurg.
kõige professionaalsem matemaatikaõpetaja. Ülesannete kiirus tema tundides on nii kiire, et kui tahad kampsuni pealt võtta, siis võid juba 2 ülesandega maha jääda. Mul on natuke veel Viivikast. Viivika on ilmselt ainus inimene, kes suudab naeratades matemaatikast rääkida ning kui Viivika naerab, siis on kogu klassil tuju hea. Liis Mardi, matemaatika sai selgeks ning tõsiduse kõrval sai sinuga alati ka väikest huumorit. Aire Kuresson, tänu sulle tundus, et isegi matemaatika ei olnud täielik tuumafüüsika. Johannes Must, suur naljanina ja väga tore õpetaja. Matemaatika sai sinuga ka selgeks ja eksam sai lõpuks läbitud. Andreas Suurkuusk, aitäh, et muutsid keerulised valemid arusaadavaks ja matemaatikatunnid ootamatult toredaks. Nüüd meie armas ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja Agnes Gertrud Jõerand. Aitäh, Agnes, et tegid need aastad meeldejäävaks nii oma lõpmatute grupitööde kui ka siira rõõmu ja energiaga. Sinu tunnid olid alati natuke nagu seiklusmäng, täis nalja, ülesandeid ja hetki, mida jääme tõesti igatsema. Silver Aarna, õpetaja, kelle tundides olid valemid, miinuspunktid ja huumor üheskoos. Sa näitasid, et isegi füüsika võib naljakas olla. Füüsikatunnid pole nii hullud, kui arvatakse. Need on tegelikult väga toredad ning võib-olla sa isegi õpid seal midagi. Ära jää ainult tunnis magama või kiiku tooliga, muidu jääd rahast ilma. Kati Grillo, ei hammusta, ainult näksib ja siis näksis, aga kõige naljakam ja bossim keemiaõps üldse. Eriti kui Gert midagi valesti ütles. Kontrolltööd olid maratonid, aga nalja sai alati. Meelde jääb ka 3.50, mida iga küsimuse peale ütlesid ning reaktsiooni võrrandid, mida lõpmatult lahendama pidime. Margit Herbst, eesti keele päästja. Kui sind poleks olnud, oleks eksamil paljudel lihtsalt tühjad lehed. Aitäh, et õpetasid kiiresti, hästi ja südamega. Pille Tani, sinu soe juhendamine ja innustus on muutnud iga käsitöötunni eriliseks. Õppisime mitte ainult kuduma, vaid ka kuidas mitte närve kaotada igal vardal. Illimar Lõiv, ilmselt kõige lemmikum osa tööõpetusest oli kleepsude printimine ja nende kleepimine igale poole. Aitäh tööõpetuse tundide eest! Tiiu Ruus, suur tänu, et saksa keel sai sinu juures nii lihtsaks, et 5 tuli peaaegu iseenesest. Tatjana Plohhina, tänu sulle sai vene keel natuke selgemaks, vahel naljakas, vahel hirmus, aga alati meelde jääb. Merike Allik, tänu sinule teame balletti, ooperit ja laulmist. Me ei saanud kõiki noote kätte, aga sina said meie usalduse küll. Ardo Päre seadis oma atleedid valmis edasiseks eluks ja füüsilisteks väljakutseteks. Pullimees, kelle naljad jäävad legendideks ning NATO testist jäävad ilmselt kõik õudusunenägusid nägema. Evelin Pihlak, tänud selle eest, et sai koormanud üle ja tundides oli alati tore.
panid meid endasse uskuma isegi siis, kui arvasime, et ei jõua, olid meiega väga mõistav. Marta mõistus, su tundides sai vaheldumisi nutta, naerda ja arutleda, mis vahe on krokodillil ja alligaatoril. Bioloogia pole kerge, aga sina tegid selle vähemalt huvitavaks. Suur aitäh, et sa poisid ikka välja kannatasid. Lenel Varres, me mäletame, et oli kiire, alati, aga keos sai tehtud. Vähemalt enam-vähem, aga sellegi poolest aitäh. Tänu sulle oskame nüüd varjutada, aitäh, et meile kaarti ja kannatust õpetasid. Lena Leonovitš, aitäh, et sa ei lasknud meil kunagi lihtsalt midagi kokku sodida, isegi kui me väga tahtsime. Tänu sulle oskame nüüd varjutada rohkem kui oma tulevikku. Lõpetuseks, te kõik olete meie loo osa, meie klass pole võib-olla alati näidanud, et me hoolime, aga te võite olla kindlad, et me hoolime ja te jääte meelde, igaüks omal moel. Aitäh, et olite meiega, aitäh, et olite meie pärast. Nüüd Sirjest, meie klassiaastajast, sest ta väärib oma ettelõiku. Sirje, sa oled rohkem kui lihtsalt õpetaja. Sirje, sa oled olnud meie klassi süda ja hing. Õpetaja, kes pole kunagi olnud lihtsalt õpetaja, vaid alati palju rohkem. Sinu tunnid olid need, kuhu tulime alati hea meelega, isegi kõige nõmedamal päeval. Sa oskasid kuulata, märgata ja hoolida viisil, mis pani meid tundma, et meist tõesti hoolitakse, igaühest eraldi ja meist kui tervikust. Sa oled see, kes alati jälgis, et kellegi hinnete taga ei oleks murelikku meelt, et kõik saaksid abi ja tuge, kui seda vaja oli. Isegi kui me vahel sind ja ilmselt su närve proovile panime, jäid sa meie kõrvale ning ei kaotanud kunagi meisse usku. Tänu sulle olid klassireisid seiklus, klassijuhataja tunnid oodatud hetk rahu ja ühenduse jaoks ning igapäevane koolielu palju toredam ja turvalisem. Sa oskasid luua keskkonna, kus me tundsime end hoituna ja see on midagi, mida sõnadesse on raske panna, aga mille eest me oleme südamest tänulikud. Aitäh sulle kõige eest. Meie poolest võiks iga tund olla klassijuhataja tund. Me kõik hoolime sinust väga ning jääme sind väga-väga igatsema. Aitäh sulle, Sirje. Teie ühine teekond läbi selle kooliplaneedi atmosfääri ongi jõudnud oma sihtpunkti. Lõpetajad on edukalt läbinud oma esimese suurema missiooni. Nüüd on aeg korraks maanduda, võtta kiivrid peast ja nautida täie rinnal kosutavat suvepuhkust, sest isegi kõige vapramad vajavad vahepeal peatust ja hingetõmbepausi. Ent pärast seda ootab juba ees uus stardilada, uued sihid, uued valikud, millisele galaktikale järgmiseks suunduda ja mis kursile edasi liikuda. Selle valik on teie teha. Olgu teie lend kõrge, süda avatud ja laskumised alati pehmed. Enne veel, kui tänased lõpetajad suunduvad õnnitluse vastu võtma, ütleme üle, et klasside pildistamine toimub orienteeruvalt 15 minuti pärast kultuurikeskuse ees. Lõpetajate pidulikuks saalist lahkumiseks palume taas püsti tõusta. Aktus on sellega lõppenud. I got a feeling that tonight's gonna be a
night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a